Oleme jõudnud siis uue nädala esmaspäeva, jalutame jälle linnas ja oleme jõudnud Schöpmannsgatale. See on siis Kaupmeeste tänav. Teisel pool neid maju on siis jõgi. Siis tulime imetlema, kuidas vanu maju siin korda tehakse. Need olid täiesti räämas ja koledad. Siin kasutatakse siis traditsioonilisi ehitusvõtteid, et need siis taastada. No selle maja kõrval sisu on tehtud suht kaasaegselt, välimus peab jääma samaks. Selle tänaval oleme meie seal seda punast natukene seest teinud. Siin ongi ainult nõue, et väliselt peab jääma samaks, aga siis eest võib põhimõtteliselt kõike teha. Vaat. Ütled ka midagi paar sõna uue vlogi alguseks. Sul on eelmise filmi honorar maksmata mulle. Ja siis nüüd jalutame. Me pidime täna küll ühte köögi tasapinda paigaldama, mida ikka veel ei ole tulnud. Ja kes teab, millal kohale jõuab. Ja nüüd me siis linna vahel aega parajaks teemegi. Täna on siis teisipäev juba. Lõpuks ometi saabus selle köögi tasapind. Aga me oleme juba 3 tundi seda püüdnud seda paika panna. Mingid augud on liiga väiksed ja nii edasi. Loodame, et äkki saame sellegi kuidagi täna siia paika, aga ma ei tea. See õnnestub või õnnestu. Täna on kolmapäev ja me tegeleme jälle selle ühe oma pooliku köögiga. Üritame siis siia midagi välja nuputada. See on üks suur jama. See kapp, mis siia projekteeriti, on projekteeritud õhku. Ja nüüd ma pean siia välja nuputama, siis kuidas see õhuke kapp siis siia üles saada. Aga mul on juba idee olemas, nii et vaatame, kas tuleb. Ei, oleme jõudnud selleni, et me lahendasime selle boksi lõpuks ära. Et siin taga on nüüd siis täiesti tühi maa. 25 centimeetrit on tühja maad. Aga seda me panime ja joonise peal oli ka täpselt samamoodi siuke tühimek. Et ma ei saa aru, miks projekteerijad sellised kappe projekteerivad. Mulle tundub, see on nii ajuvaba, et sa sinna midagi väga rasket ju panna ei saa. Või mis? Ja. Nüüd on nõudepesemasin ja siis lõpp hakkab juba paistma. Selle on vist projekteerima homme, sest sellele tuleb mingi auk sinna teha vist või ma ei tea. Mis auk? No eelmine kord me rääkisime niimoodi, et me peame sinna augu tegema ja seal ventilatsiooni vedama sealt kuradi lae pealt. Kuhu selle auku vaatad teha? Siia üles tehakse auk. Nii. Ja siis lähed sinna pööningule ja vead toru sinna sisse. Ta juba eelmine kord rääkis. Ma arvan, me teeme seda homme, et tahtis mingi liiste ka paigaldada, siis homme hommikul lõpetab ära. Nii, kolmapäeva õhtuks oleme siis jõudnud sellele tasemele selle köögiga. Homme peame natuke veel tulema. Paneme selle laua sinna alla ära. Ja siis selle laua sinna alla ära. Ja siis ära tegutseme selle ventilatsiooni siia. Ja siis võib öelda, et on kõik valmis. Nii et kliendil on veel siin liiste ka panna natukene. Tundub väike köök, aga palju jama. Kõige rohkem tegi tööd see nurgakene. Muidugi see tundub sellist ajuvaba, aga sellised ta tehakse nooremad tšekkenite puhul või mis. Kolmapäeva hommik me naudime siin puhkust. Tegelikult ootame torumehe järgi, kes kraani ära paigaldaks.
ja siis me saaks jätkata oma tegemistega. Lähme siis tavalises Norra elurajoonis Tilleris. aga nii ta on. Ei mingit puhkust. Köögi oleme saanud lõpuks valmis. Aga klient palus, et me tuleks paneks liistud ka ära. Hommikul tuleb panema just lae ja põranda liistud siia ilusti ära. Külmkapi ei saanud praegu sisse panna, sest elektrikul on üks pistik vaja sinna panna lampi tehakse. Aga selline see köök siis seekord sai lõpuks. Võiks joone alla talle tõmmata siis. Vot, täna sai muidugi passida väga palju selle, et torumees tegi vahepeal tööd, et võib-olla oleks ka poole päevaga valmis saanud. Nii, me oleme jõudnud reede päeva. Tegelen liistutamisega akende ümber ja igale poole. Selline profiilliist sooviti panna. Suht ebamugav liist on, aga no, proovime anda ennast parima. Nii, lõpp hakkab paistma. Jälle need toredad profiilliistud, mida me üldse ei armasta. Mida siis panna. Vaat nii. Et siis nii saimegi valmis. Liistud. Siin perenaine peab seina veel ära värvima. Liistud, kõik on pandud. Põrandalistud. Köögimööbel. Laelistud. Ja võib siis selle objekti lõppenuks kuulutada reede õhtu kell 3. Äkki võib siis nüüd paar päeva puhata nüüd. Nii, täna on pühapäev. Ma sõitsin linna üksi ja eesmärk on siis oma toiduvarud ära täiendada. Et mulle meeldib see süsteem, et ma iga pühapäev teen oma kõik nädalatoidud valmis ja siis me lihtsalt nädala sees võtame sealt parajad portsud külmkapist ja soendame. Minu arust ülimugav, ei pea stressama siis selle toidu pärast. Et seda toidu preppimist teevad ju kõik fitnessi kurud ja sealt see idee on tulnud. Mina küll mingit fitnessi taga ei aja, aga see toidu ette valmistamine on nagu väga mugav variant ja mulle väga meeldib. Ja muidugi teeks natuke lihtsalt siis oma samme täis. Paar päeva ma ei ole siin nüüd liikunud. Kuidagi ei ole natukene stressist tuju on peal. Ei tea, millest see tuleneb. Kuigi aju saab aru, et millegi pärast muretsema ei pea, aga keha nagu on kuidagi natuke ärevas seisus. Äkki siis jalutamine siis leevendab seda natuke, sest kui see ärevus väga suureks läheb, siis võib juhtuda, et ma lihtsalt iiveldan üks hetk tohutult. Et püüame seda natukene maha maandada. Aga jah, no ma olen üksi linnas, siis saan ma kõik hinnasildid üle vaadata ja endale selgeks teha jälle, kus mis hinnaga midagi head on. Markole niimoodi poes ei meeldi käia, mulle väga meeldib rahulikult kõike vaadata, aga nüüd on eesmärk leida endale siis mugav parkimiskoht. Rahvast on linnas väga palju, aga äkki leiame mõne hea. Tulin siia Tillerisse, panen auto siia kuskile keskele, et siis igalt poolt oleks mugav ligipääs. Vahepeal lihtsalt toon toidukotid autosse, et ma ei peaks nendega ringi jalutama. Ja sinna keskel on kohe mõnusasti ruumi, nagu ma näen. Proovime siis siia ennast kuidagi ära mahutada. Siis on mõni pargib ikka väga naljakalt. Aga mis sa teed? Mis sa teed? Olemegi
kohal. Ma vist olen liiga kaua poodides aega veetnud, parklan autodest. Ennem oli nii, et vaevu leidsid koha ja nüüd on täiesti tühjus, aga ma veel käin Kiivis. Viskan nutsakasi autosse ja lähme käime Kiivis ka. No nii, ma ei ole veel koju jõudnud. Ma nimelt otsin kodujuustu. Kõik letidest on ta tühjaks ostetud, ma ei tea miks. Ja ma olen jõudnud siia Melhusesse. Aga ma tahtsin selle näidata, et miks ma siis armastan Norras elada. Ja üks sellest põhjuseks on väga head diilid riietega. Ma käisin ja siis lappasin kõik soodusmüügid läbi ja mul väga suveks riided ei ole. Ja ma leidsin siis sellise seelikpüksid. Peal on seelik, all on püksid. Nii firma on väga hea. See on siis Foxbelle. Ja tahtsin näidata, et esialgne hind oli selle seelikul selline. Ja mina sain selle vot sellega. Nii et arvutage ise, kui suur oli allahindlusprotsent. Nii et üle 100, mis pea 110 eurot odavamalt tegelikult sain selle seeliku. Nii et kui aega on tuhlata, siis alati leidub seal väga häid diile. Et ma ei ole mitte ühtegi oma riiet ostnud täishinnaga. Ja vot see on küll asi, mida ma jääksin igatsema, kui ma peaksin siit ära kolima. Et Eestis ma ei usu, et selliseid häid diile saaks. Aga ma lähen nüüd proovin leida meile kodujuustu. Kaunis pühapäeva hommikut. Päike on kõrgel. Ilm on soe ja mõnus. Olen siin kodus. Marko aega läks trenni. Ma ei tea, me oleme midagi täna kahel erineval lainel. On siis ikka. Ma mõtlesin täna süüa pealt mõnusasti hommikust ja siis nautida seda vaadet. Ja plaan oleks täna vist natuke maja koristada. Sest et see on igast asju täis. Parem ei hakka seda pilti näitama, mis seal on. Kui sa oled ehitusobjektidelt tulnud, siis kastid tõstetakse tihti alati tuppa ja et kastid on siiamaani sorteerimata ja aeg oleks need kõik ära sorteerida. Ja võib-olla peaks ka natukene muru niitma. Ja siis muru on jäbed kasvanud. Ja kuigi pühapäev väga ei lubata muru niita, aga kui see üks naaber meid ööseti kollitab, siis ma arvan, et see pool tunnikest, mis ma siin natuke seda muruniidukut põristan, ei ole midagi hullu. Jõevesi on ka parajalt kõrgel, vihma on palju sadanud. Nii et jah, tundub tulla mõnus päev. No nii, kell on 4 õhtul ja muru on niidetud. Esimene korrus on koristatud. Ja aga ega sellega tööpäev ei lõpe. Tuleb minna veel nädala sööke tegema. Aga täna on väga mõgav mõnus ilm. Ma elan raudtee ääres. Kus harjub ära selle rongiga. Ma üldse ei pane tähelegi, et ta tuleb ühisedes. Pigem kopaga sõitev naabrimees häirib rohkem. Aga noh, muru kohe ilusam aed. Kui kõik on ilusti tehtud. No nii, ja hakkabki see pühapäev on nüüd lõppama. Muru sai niidetud, maja sai koristatud, viimane kook küpseb ahjus. Nii et nädalatoidud on ka ette valmistatud. Ja nüüd tuleb veel ainult mõnele meilile vastata ja võibki sellele nädalale joone alla tõmmata. Loodan, et teil oli ka ilus pühapäev ja tegusat uut nädalat.